väga paljud on küsinud, kuidas see ilm siis siin on. Täna hommikul tulime kodust välja niimoodi, et siin on üks jakk, siin on teine kampsun ja siis siin on üks pluus veel all. Nii et praegu tegelikult ma tunnen, et võiks juba selle ära võtta ilmselt, sest et päike on tegelikult täiega soe, aga kui päikest ei ole ja ainult tuul on ja kuskil varjus oled, siis on täiega külm. Nii et tahaks juba neid soojamaid ilmasid ühesõnaga. Mis asi see on ikkagi? Ta ongi mingi minipalmi või? Ekstra mini, vähemalt siin nagu need otsad on ka niimoodi ära lõigatud, taimed või nagu lehed või asjad või palmidel. Ilusad väiksed pokukesed. Me ütlesime, et me ostsime auto, aga me ei ole tegelikult sihukest nagu otsest ülevaadet teinud, milline see masin on siis. Siin ta meil siis on. 0 roostet. Kõik jutud. Sest siin ei roosteta autod. Yeah. Very beautiful, very beautiful. Ilusad kuldset värvi. Siuke masin. Päris no selles mõttes suur jah, et ta nagu pagara Honda just avantgaara. Et ta on siuke mõnus ruumikas jah, et kui me nagu üks hetk ikkagi otsustame minna kuskile metsa ja hakkame metslaseks, siis ruumi siin nagu on. Siin on mingit kola täis veits, aga ta on suht ruumikas jah. Need istmed saab ettepoole lükata ja siis need istmed saab taha või noh, maha, mitte taha, maha lükata. Ja pagasnik on ka. Siuke on. See on just manti sees. Jah, Siimu varuosad, või noh, mitte Siimu varuosad, auto varuosad, aga you know what I'm saying. Et iseenesest tegelikult nagu on ruumi jah. Kõige hullem ei ole. Kaugel. Tegelikult ei ole kaugel, aga seal võsas. Meie esimene wild känguru, kas me proovime talle hästi vaikselt läheneda. Kargas minema. Tere. Otsa ja matsutab lihtsalt. No mis tahtsid? Mis tahtsid? Kängu. Tuleb kohe siiapoole, peab jalaga putiš vastu vahtimist. Ära kutsu kurja kaela tead. Nii, nad ei ole nii suured. See oli suht pisike. Seal on teine veel. Ja 2, jaa, ongi. Nüüd sa said aru alles. Ja ma enne me näinud. Jah. Kängud. Põgenevad. Põgeneva laps. Nüüd nad lähevad nende teiste inimeste juurde. See on paremale meeldevad inimesed. Tšukesed. Need on palju ägedamad kui seal loomaaias või loomapargis. Need on ilusamad ka. Ja, ilmselgelt. No vot. Siuke värk. Jah. Tulime täna avastama siis seda loodust. Loodame, et ühtegi madu ei näe. Jah, enne süstisime kõik vastumärgid endale sisse ära juba. Täpselt. Juhu! Your new best friends are here. Et sa nagu teadsid, et oleks pidanud selle kängaruu söögi taskusse jätma. No,
praegu oleks lehvitanud sellega, oleks saanud hoita neid siin. Jaa. Jah, ärge kartke meid. jah, pähe ei hüppanud teisele. Nurmilt hüppas. Ok, ärme sega neid rohkem siis. Lähme oma teed pidi edasi. Näed, kaki. Kaki. Känguru kaki. Vaatad sisseastus. Lähme nüüd lõpuks oma juhilube kätte saama. Loodetavasti saime eile kõik vajalikud meilid kätte. Meilid, kirjad. Nii et lähme vaatame. Siit saame. Saime vahetatud load. jah, kui paberid kõik olemas olid, siis oleks sups ja lups ja tehtud. Ja, aga ta mul isegi, ta ütles ainult ühe kirja, et ütles, et rohkem pole midagi vaja. Ja siis me mingi ootasime mitu kirja, et oleks kõik olemas. Ühesõnaga, nagu ikka, pingutatakse alati üle selle asjaga. Hirmutatakse ja ma ei tea, mis kõike veel ja siis tegelikult käib ikkagi asi lõpuks mingi piu-pau tehtud. Mul ka lihtsalt vaatas korraks neid pabereid ja andis juba tagasi. No vot. Nii et tehtud! Ülelõhkeid on küll ikka väga vähe siin. Jah, siin on kõik väga maalähedane. Nude content. Jah. Allapoole ei näita. Nüüd on 18+ keelatud. Tüksid jalad muidu. Tulime matkama. Vaatame, kas jääme ellu või ei jää. Kas söövad putukad ja maod ära või ei söö? Jah. See lennuk. Muidu on rada tore, aga ikkagi ütlen seda, et Kanadas olles ma ei poeks igasuguste asjade pärast, vaid saaks lihtsalt ringi möödata ja enne kõndisime kivisest mingisugusest künkast üle. Või no mitte üle, ühesõnaga kivine nagu ala oli kõrval ja siis kui oleks Kanadas või noh Eestis ka näiteks, siis siin võiks sinna ronima minna, hüppama minna, mida iganes kukerpallitama minna, aga siin võib ka minna, aga sa lihtsalt ei tea, kas sa tuled, no ühest tükist tuled ikka tagasi, aga kas sul on nagu jalg vaja amputeerida või sured ära või mitte, seda ei tea. No ei tea, kas on uss või ei ole. Või ämblik. Näiteks nägin ühte väikest ämblikut. Ei on nagu hullu selles mõttes, aga noh. Lihtsalt nägid ja mõtlesid, huvitav, kas see on mürgine või ei ole? No tegelikult siin ei ole üldse midagi ja pole ühtegi elukat näinud. No ei ole jah. Ei ole jah. Lihtsalt on ära hirmutatud sind. Ei, no seda ka absoluutselt. Ma ei väida vastupidist, aga lihtsalt still. Sa pead olema ettevaatlik, sa ei saa minna lihtsalt lambist ringi möllama kuskil võssa. That's the truth. No jah. Nii see on. Ja siuke rada on nagu enam-vähem, aga me sealt allpool enne tulime, siis oli nagu mingi siuke rada, kus sa pidid nagu mõlemad poolt läksid vastu põõsaid ja asju ja siis see oli natuke ebameeldiv. Sest äkki seal on ämblik peal. No jah. Ei no... Aga ei, no inimesed elavad ju siin kuidagi selles mõttes, et absoluutselt. Ma ei usugi, et see on üldse midagi hullu. No siin ilmselt ei ole, võib-olla teisel pool Austraaliat on rohkem perses, sest et seal väidetavalt on rohkem neid suuremaid ämblikud ja asju. No kui minna üldse nagu sügavamale loodusesse, siis on ka ilmselt. Me oleme ikkagi praegu siit, noh siit muidugi ei ole näha midagi, aga siuke 100 meetrit sinnapoole siis on Perti näha. Nii et sisuliselt linnas. Nii et me põhimõtteliselt on linnas, jah. Nojah, lähme edasi siis. Lähme edasi. Nii.
kas sa ehitad suurema kui see, mis siin keskel on või? Kuuled või? Ma ei tea ju. Aga ehitame suurema, siis läheb siuke 1, 2 ja siis sinuga pikkuseks umbes. No proovime suuremat ehitada. No. Mul on vaja siia stabilisaatorit. Stabilisaatorit või? Jah. Nii. No kaamerast vaadates on põhimõtteliselt sama kõrge praegu. Siin ei ole väikseid aga kive. no see siin on madalamal ka kui see. See on kõrgemal tasapinna peal. Nii et ideeliselt on see tegelikult juba kõrgem kui see siin. Nii et aga mingit... vaata, kui majestic see on, nagu siin vahepeal on viltused kivid ja mul on lihtsalt torn. Jah, see on lihtsalt torn. Siim lihtsalt tahab olla väga eriline. Ja siis ta nüüd otsustas, et ta paneb selle suure kivi sinna peale. Teeme panused, kas see jääb pidama sinna või ei jää. Mina arvan, et see ei jää sinna pidama. Ok, mida iganes. Lähen hingan sinna peale nüüd see majestic. aga kas see kõigub väga hullusti või? No eks ta natukene ikka kõigub. Näita. ei näita. müts ka pähe ja? Beautiful. Jah, parem kui see. No jah, see on ikka täitsa kõva sõna siin, tead. Saate aru, jah? Tulime loodusesse. Mis asja sa ajad? Okei. Ma pean emale vastama, ema juba muretses, et buss hammustas. Ma niissama. Tegelikult tahtsin teile veel näidata seda loodust siin. Me siin Siimuga arutlesime, mõtlesime, et ei tea, kus see vesi tuleb, et siin ei ole mingit liustikke ega midagi, aga nagu samas siin on siuke päris pikalt juba suliseb. Nii et päris lahe. Aga kõik on ikkagi üsna kuiv, rohelust on, aga mitte väga palju. Ei tea, mis siin veel täitsa suvel saab, mis see loodus siis teeb. Kas siis on veel pruunim või ilmselt minu loogika ütleks, et siis on veel pruunim. But who knows? Eks me saame teada. Kuku vette. Siin on koera kaka. Kilekoti sees vähemalt. Oleks võinud ilma kilekotita olla. Loogika. Leidsime koha, kust mingi osa vett tuleb. Otsa sisse. Okei. Ei tea, kas siin mingi solgivesi või? Või see on ikkagi mingi põhjaveelaadne ollus? Ei, ma arvan, see on ikka mingi põhjaveesi, aga see tundub nagu on varisenud siin kõik alla. Et see toru on ka edasi läinud siit ja siin on täis olnud. Tundub vähemalt nii. Jah, tundub küll. Maa varistamine. Oh no! What does it mean? Katki. Kõik tee on katki. Mekaanik ütleb. See ka maru napilt siin ja see osa labidaga pealt ära ajad, siis kukub see ka alla. Ühesõnaga, lähme siit edasi. Kaktusepuu või kaktus. See on ju väga suur. See on nagu jah. Ma ei ole kunagi, obviously ei ole kunagi näinud sellist asja. Väga lahe. Täitsa puumispuu. Kaktuspuu. Jah. Kaktusviina saab siit äkki. Võtad paar kaktuse lehte kaasa ja kodus katsetab või?
Kahjuks ei oska sellega midagi peale hakata. No aga mis seal keerulist ikka on? Sa lihtsalt... Võtad kaktuse, väänad ja tuleb viin välja. Jah. Siin on igal pool majad mingiks kohtades. Seal üleval on. Nojah, siin elataksegi, näed, Perti linn on seal samas. Jep. Seal samas on linn. Ma ei tea, kui hästi see kaamera peale jääb, aga... No on ikka näha, et seal midagi on. Ma sisse zoomin, siis on ilmselt paremini näha. Wait a moment. Oh, there you go. Nagu inimesed poleks varem linna näinud. Jah, aga näed, ei ole nii lapik ka päris see Austraalia siin, tead. Ikka mingid künkad on. Jah, et linnast vaadates tundub, oleks täiega lapik. Kui ma nüüd täiesti aus olen teiega. Ja. Sealt ei ole üldse aru saada, et oleks mingisugused mäed ja künkad. No siin on ikka täitsa mäe moodi asjad. Nojah. No see... Eestiga võrreldes igal juhul rohkemad mäed kui... See on igatahes kõrgem kui Eestis kõige kõrgem mägi. Nojah. Ja see on suht mätas. Mätas. Jah. Läks pissil käia nüüd. Olgu, pissipaus. Tahtsin jagada paar mõtet seoses sellega, et kui me Kanadas käisime sellel pikal haigil ehk pikal matkarajal ja see mingi pea 30 kiltsa, siis ma ei saanud seda teekonda tegelikult niimoodi nautida, sest et 95% ajast ma lihtsalt mõtlesin, et kas ma jään ellu või mu süda annab otsad lihtsalt. Ja okei, see rada, mida me praegu teeme, ei ole tegelikult selles mõttes üldse hull. Aga siin on ka ikkagi nagu mäkketõuse ja muud sellist asja. Ehk siis kahju, et ma ei olnud siis nii heas vormis, nagu ma praegu olen. Oleks saanud seda teekonda palju paremini nautida ja mitte palvetada ja et ma ellu jääks. Okei, tegelikult ma ei palvetanud, aga nagu... Saate aru küll, ma ei saanud nautida seda niimoodi, ma lihtsalt süda puperdas ja pidin täiega tihti pause tegema. Ma mäletan, mina ja Luis, meil sõbranna on ju Kanadas ja Siim kolmekesi käisime ja Siim mingi möllas, pani ees kuskile minema, jooksu, värki-särki ja siis see naisterahvas, kellega me käisime, Luis, ta on 2 korda vanem meist põhimõtteliselt, on ju Siim? Ta on mingi 40 pluss, 45 äkki nüüd või? 44, midagi sihukest saab äkki 45. Ja mina mõtlesin, et davai, et äkki ta ei jaksa nii palju nagu nii kiiresti kõndida ja lõppkokkuvõttes olin mina see, kelle järgi pidi nagu veits tempot maha tõmbama, sest et ma lihtsalt mõtlesin vahepeal, et mu süda jääb seisma mäkketõusul vähemalt. Alla tulles olid lihtsalt juba jalad nii läbi ja et seal juba ei jaksanud aga keegi kõndida. Aga siin on nagu... Nojah, sest et sa oled Siim ja sa oledki heas vormis alati olnud, nii palju kui mina sind tean. Aga jah, see oli nagu suht kurb, nii et vabandust, et ma terve alla vaatan. See ei ole sellepärast, et ma ei taha teile silma vaadata, vaid et ma lihtsalt vaatan, kuhu ma astun, et ma ei maha kukuks. Ja jah, kui te nüüd mõtlete, miks see heli ei lähe mu suuga kokku, on lihtsalt puhtalt sellepärast, et amatöörid nagu me oleme, mul sai mikker tühjaks. Aga selle pika ja logiseva jutu mõte oli see, et lihtsalt liigutage ennast, olge paremad kui eile, kui te ei taha jõusaali teha, tehke mingit muud trenni, tehke tantsutrenni, korvpalli, võrkpalli, padelit, ma ei tea, kõndige kodust trepist üles alla 10 korda, mis iganes, tehke oma maja või kortermaja või mille iganes ümber mingi 5 tiiru kõndides või joostes või igal juhul olge aktiivsed ja nautige elu, sest et liikumine on elu ja mul on hea meel, et ma ikkagi selles mõttes nii noorelt olen sellest aru saanud. Oleks võinud veel varem aru saada, aga nagu öeldakse, siis parem hilja kui mitte kunagi, nii et ma väga loodan, et kui sa nüüd oled istunud juba mitu nädalat või lausa mitu kuud niisama ja ei ole viitsinud üldse mitte midagi teha, siis
nüüd on see hetk, et võtta ennast kokku, pane video pausile, mine tee 10 sammu, tegelikult võiks rohkem teha, aga mine tee kipelt 10 sammu, vaata video lõpuni ja mine tee veel paarkümmend sammu peale. Tere tulemast Juuksuri saatesse. Kuna me ei võtnud Eestist kaasa enda masinat, millega ma muidu Siimul juuksud lõikasin, siis once again Amazon võttas appi, et see lahti. Siin on õpetuses on isegi kirjas ja näidatud, kuidas juukseid lõigata, kui muidu ei oska. Nii et kes ei tea, siis mu vanaema on juuksur. Ma arvan, et tegelikult kõik teavad mu tutvusringkonnas. Ja väiksest saati olen tema kõrvalt kogu aeg näinud, kuidas ta juukseid lõikab ja siis ta on vahepeal õpetanud mulle ka, kuidas see juuste lõikus käib. Ja siis mingi hetk ma lihtsalt hakkasin ise Siimul juuksed lõika, muidu tal ema lõikas juukseid. Juuksur ka ikka vahest? No juuksur ka ikka vahest, jah. Aga ühesõnaga vist haiseb imelikult. Nafta. Anyway, nii et siis ma nüüd olen ühesõnaga Siimul juuksed lõikanud. Täna mõtlesime minna õhtul linna pääle, nii et enne linna minekut tuleb see korda teha. Tulemus natuke pidi sättima ja ega siis tegemist ei ole ikkagi professionaaliga. Näed, siin juba näen, siin on mingi veits lappes. Aga no pole hullu. Õnneks klient ei ole ka väga kriitiline. Mis see nagu mitte kriitiline vale sõna. Mis see sõna on, mida ma tahan öelda? Ma ei tea. No nõudlik on see, mida ma tahtsin öelda. Me nüüd Siimuga linna ja siis arutasime just liikluse üle või Siim kommenteeris, et see liiklus on ikkagi selles mõttes suht kaos. Siukse maante peal. Praegu on isegi vähe ridasid. 4 rida ainult. Siin on, muidu on hästi palju ridasid ja siin tundub vähemalt, et ei ole seda, et nii nagu Eestis on, et meil siis paremal pool sõidavad aeglasemad ja vasakul kiiremad. Siin siis vastupidi, et vasakul aeglasemad, paremal kiiremad. Siin on täiesti suva, nagu veokad sõidavad, kuradi näed, meie ees on üks veokas siin 3. rida siin tegelikult. Ja nüüd ta läheb siia poole, nii et ma ei saa mitte midagi aru. Siin ei ole midagi ja kiiremad panevadki slaalomit lihtsalt siit kõigi vahelt läbi ja nii ongi. Ja minu arust kõige haigem on see, et need autod enamasti, nad panevad suuna samal ajal sisse, kui nad juba lähevad kuskile ja siis nad lihtsalt lähevad, neil on nagu suht suva, kas seal on autod või seal ei ole autot, nad lihtsalt lähevad ja päris hull on minu arust. Also siin Eestis on enamasti tegelikult ju see reegel, et sa ei tohi vahetada mitu rida korraga. Aga siin ka vahest paneb nagu üks mingi siit lihtsalt mingi tšuu sinna ritta ja siis saadki nagu what the hell. Ja siis vahepeal, kui mingisugused lisaread kuskilt juurde tulevad, siis ka autod nagu, no see on full kaos lihtsalt, mis toimub, sest et siuke tunne nagu keegi ei saa midagi aru, kõik lihtsalt teevad midagi. Nii et tore, hästi ohutu tunne on. Siim tegi auto korda. No, vahetasin küünlad ära. Küünlad olid, ma ei tea, mis ajast seal sees on. Päris tehasest ma ei usu, aga peaaegu. Päris jubedad olid ikka ära põlend täiesti. See küünla vahe oli prügikasti gaas juba. Prügikasti gaas läheb vahetami.
mida iganes. Ega ei ausalt öeldes ja ma tunnen ka, et auto sõidab palju sujuvamalt, sest et ta lõpuks ju jõnksutas lihtsalt niisama. No jah, üritad ühtlast kiirust hoida, siis jõnksutas niimoodi. Ja nüüd nagu läheb edasi ka, jõuab isegi mäest ülesse minna. Muidu oli nii, et mäest ülesse nagu linnakiiruselgi kiirus langeb gaas ja põhjas. Praegu ikkagi kliima on sees ja jõuab mäest ülesse kirjeldada ikka. Määnet tuli juurde. Keset ringi teed ka vist. Very beautiful, very beautiful. See on siuke väga ilus. Tahaks öelda, et see liiklus on suht sama nagu Eestis, aga tegelikult ikkagi nagu ja samas ei ole ka okei, selles mõttes jah, ta ei olegi sama, sest et siin on teistpidi liiklus, aga ma mõtlen just seda nagu liikluskultuuri osas. Jalakäijana on siin ikkagi nagu väga võimatu liikuda. Ma mingis videos kommenteerisin ka seda, et siin ei ole nagu ülekäiguradasid lihtsalt niisama, vaid ongi lihtsalt ülekäigukohad põhimõtteliselt ja ülekäigurajad siis nagu seal, kus inimene saab rahulikult üle tee minna, ongi põhimõtteliselt valgusfooride juures. Jah, muidu on suht keeruline üle saada, et nagu üle ei lasta, et sa pead, kui jalakäija oled, et sa pead ikkagi ootama, kui autod otsa saavad. Ja siis jooksma elu eest ja palvetama, et kuskilt auto välja hüppon. Jah, nagu räägid nagu Itaalias. See on ka Eirik hotelli katluselt filmis, kuidas ma üle tee lähen ja ütlesin see. Siin on igal pool siuksed lahedad puud. Minu arust need meenutavad midagi kuuske, aga need ei ole tegelikult kuusk. Mingid imelikud, huvitavad kuusalaadsed ollused. Need samused. On ju nagu kuusk kaugelt vaadates. Jah. Aga samas tegelikult nagu ei ole. Need samused, savused, hämarad, nurgatagused. Tulime lõpuks soojal maal randa avastama. Jah. Et tuuline ilm on, aga muidu väga mõnus. Vajanik. Jah. Käisime nädal tagasi ühes teises rannas. Siis ei olnud üldse sellist tunnet nagu siin on. Paljud meie lähedased teavad, me oleme rääkinud kogu aeg sellest tundest, et kui sa ookeani juures seisad ja siis sa näed seda tunnet ja siis sa ei näe seda tunnet, tähendab sellist tunnet, seda tunnet. Siin on ikka nagu täitsa vaimas. Täitsa nagu ookean on siin juba, Hakkab meenutama vaikselt. Vaata, kui ilus sinine vesi siin on. Täiega ilus. Lahe. Siin on nii palju erinevaid randasid nagu selle, siis kuidas ma ütlen, linna ääres siis. See väidetavalt pidi üks ilusamaid olema. Täitsa nõustun. Näed, auto lihtsalt kimab seal ringi ja... Ma arvan, et see on mingi rannavalve või keegi. Võib-olla. See ei ole niisama auto. You never know. Niisama ei tohi tulla, see ei ole päris see koht, kuhu randa sõita. Muidu siin randades saab autodega sõita küll, aga see ei ole see koht. Mega mõnus ju. Mingenna. Sulla-mulla. Pillimällikat ka väidetavalt. No mürgisemad kindlasti. Või noh, selles mõttes jah, et kui sutskab, siis on pahasti. Aga no ilmselt praegu ei ole, kui inimesed ujuvad või no surfavad. Ei surfa ju keegi siin praegu. Sealpool on üks surfa, jah. Sealpool on üks surfa, jah. Seal vist võib. Aga seal on ka üks, jah. No võtte lükkad seda. Ja, ei, loomulikult. Ma lihtsalt räägin. See oli lihtsalt info. No ikka natuke jahe. Suht sama nagu Kanadas. Suvel. Siin, ma arvan, läheb vesi soojemaks küll vast. Muidugi, ma arvan, kui põhja poole sõita, siis seal on nii ilm kui vesi soojem. Ilm on seal igal juhul soojem, nii et jah, vesi ka, jah. Ma juba vaatasin seal 2000 kilti põhja poole. Oli 30 kraadi sooja, kui meil oli 19.